See siin on BMW X5 mudel, mis tõenäoliselt ei vaja väga palju tutvustamist, sest on teedel juba aastast 1999, kuid on nüüd siis oma enam kui 20 aastaga jõudnud 4. generatsioonini, mis sai ka sel aastal mudeli värskendus. Tunnusjutust nii palju, et tegemist ei ole siis BMW sõnul SUV-ga, see ei ole Sports Utility Vehicle, vaid hoopis SAV ehk Sports Activity Vehicle. Tänu BEM-i loogilisele numbrikasutusele jääb X5 siis X3 ja X7 vahele, konkureerides nii hinna kui suuruse poolest näiteks Porsche Cayenne, Audi Q8 ja Mercedes-Benz GLE-ga. Disaini osas on minu arust X5 puhul tegemist üpris ilusa linnamaasturiga. Nina osas on mudeli värskendusega saanud X5 siis uued esituled ning natukene teistsuguse disainiga põrkeraua. Keskel loomulikult BMW-le omaselt suured neerud, mis ka X5 puhul öösel valgustatud. Küljele liikudes avaldub minu arust X5 puhul üks kõige ilusamaid, kõige konkreetsemaid linnamaasturi siluette. Velgide osas 20 kuni 22 tollised valuväljad, sellel all 20, mis võib-olla proportsionaalselt pigem on natuke väiksed, kuid suhteliselt ilusa disainiga. Üldiselt konkreetse nägusa ilmega tagaosas on samuti värskendatud põrkerauda ning mudel on saanud ka uued tagatuled, millel laheda tuksuva animatsiooniga suunatuled, mis tõsiselt paistavad linnapildis silma. Pagasiruumi on X5-l 650 liitrit, natuke rohkem kui Audi Q8, vähem kui Volkswagen Touaregil. Kaheosaline pagasiluuk, avar ligipääs, pehme pagasiruumi kate ning hüdraulikaga pagasiruumi põrand, mille all natuke lisaruumi. Nurkades haagid, seintel kotikonksud. X5 hinnad algavad 90 000 eurost, tema auto siin meil täna natuke üle 116 000 euro ning põhimõtteliselt kasvavad X5 M-i puhul üle 170 000 euro. X5 on Eestis saadaval 6 erinevas tehnilises konfiguratsioonis, mis kasutavad 3-liitrised rida 6 ning 4,4-liitrised V8 mootoreid. 2 kasutavad diislit, 4 bensiini, 4 on kerghübriidset ning 1 pistikhübriidne. Võimsust 220 kuni 460 kW 0-100 6,1 kuni 3,9 sekundiga. Kõik X5 on 4-köölist, 8-käigulise automaatkästiga ning meil täna siin 220 kW-ga 30T. Kui tahad täpsemalt vaadata numbreid, pane korra video pausile, kuid nüüd lähme vaatame meie salongi üle. X5 reisijate ruumis tervitab reisijaid võrdlemisi tuttavalt BMW-lik, kuid siiski stiilne ja nägus interiör. Ehituskvaliteet praktiliselt veatu ning materjalid samuti läbivalt igati meeldivad. Tõsi, natuke palju on võib-olla seda Piano Blacki siin nuppudel ja ka läikivad puiduimitatsiooni, kuid kui mikrokihud lapp olemas, siis ega see kuigi palju probleeme ei tekita. Mudeli värskenduse kõige märgatamaks uuenduseks on see, et ekraanid on liikunud nüüd ühisele tabloole. Multimeedial 14,9 tolline ekraan, suhteliselt kiire opereerimisega, terava pildiga, funktsioonid lihtsasti leitavad ja kasutatavad. Kenasti juhikalt nähtav, kuid kui jääb puutlikuks kasutamiseks natuke kaugele, on meil siin navigeerimisrullik ja kiirde nupud ning häälkäsklused ja ka käega viipamine. Helisüsteemi osas on tema auto varustatud umbes 500-wattise Harman Kardon lahendusega, mis on läbivalt väga puhas, väga dünaamilise esitusega, põhimõtteliselt olenemata muusikažanrist ja helitugevuseks. Sõiduandmete jälgimiseks paistab juhile läbi rooli ava 12,3-tollise ekraaniga täisdigitaalne näidutabloo. Info selgesti leitav, üheselt mõistetav ning näeb ka kogu asi väga nägus välja. Isikupärastamise osas 3 layouti ning rohkelt erinevaid infovaateid, mille hulgas ka see võrdlemisi tavatu liitreaduse vaade. Ohutuks liiklemiseks on minu silme ees esiklaasil ka kvaliteetse pildiga huud esiklaasi näidik. Rooli kohalt leiame BMW-del omaselt veidi süke paisustatud ja massiivse disainiga 3-kodalisega, mis ka elektrilise soojendusega, rooli taga plastikust käigulabed ning peal füüsilised nupud. Muidu lihtne ja mugav kasutada, kuid ühest asjast ma aru ei saa. Kui rollile panna füüsilik rullik peale, siis miks ei võiks reguleerida helitugevust? Istmete osas saab X5 süksed suured, pehmed ja mugavad suhteliselt tugitulilikud istmed. Elektrilise reguleerimise ulatus võimaldab mugava asendi leida igat kasvu reisijal ning omapäraselt on seljade kaldanurka reguleeritav 2 erinevus osas. Mugavusfunktsioonidelt loomulikult saadav mälufunktsioon, soojendusjahutus ning ka istmemassaaž. Esemete hoiustamiseks keskmisest väiksem käetoalune keskkonsooli eesotsas juhtmevaba laadija ning ka soojenduse ja jahutusega topsihoidjad, pigem väike kindalaegas, kuid üpris suured uksetaskud. Tagareas on istmed võrdlemisi pehmetena toekad ja mugavad, pearuumi küll veel, kuid jalaruumi minul 2-meetrisena enda juhi asendi taga võrdlemisi vähe, ehk siis vasak jalg juba siin kõva plastmasskatte ja ukse vahel. Väljavaade igati avar ja suur, vauefekti lisaks valikuline panoraamkatus ning öist meeleolu loovad miljöövalgustuse kontuurid üle terve salongi. Kuid nüüd lähen vaatame, kuidas X5-ga sõita on. Sõidu osas alustame jõuallikast. Nagu öeldud, meil siin X5 30T X-Drive ehk siis rida 6 3-liitrine 219 kW 670 Nm pöördemomenti. Olenemata sellest, et tegemist siis kõige vähem võimsama, kõige aeglasema X5-ga, liigub see 30T tegelikult igati adekvaatselt. Diiselmootori kohta on pedaalimine väga responsiivne, mootoril jõudu tõmbeks küll ja veel ja võib-olla sportmaasturiks teda ei nimetaks diiselmootoriga, aga oma suuruse ja massiga saab ta väga kenasti hakkama.
Käigukast läbivalt sujuv ja pehme ning ka sportrežiimis ei lähe vahetuseks väga palju robustsemaks. Roolimine natukene läheb sportrežiimis jäigemaks, kui ta on komfortis, kuid on läbivalt igati täpne ning võimaldab mugavat reisimist nii siis igapäevaoludes kui ka natukene kurvilistamatel teedel. Vedustuse osas on tema masin varustatud standardse vedustusega, mis pigem läbivalt suhteliselt pehme, tõsis režiimide vahel peaks olema erinevus, mina väga palju ei tunne, kui siis natukene on tunda, et kere kaldumisi sportrežiimis vähem, kuid üldiselt on sõit igati pehme ja meeldiv ja ei ole ka korraldused liiga põrutavad ega väsitavad. Nähtavus on salongist igal suunal väga hea, gabariiti tajumine samuti, võib-olla ninaosa kaugust on natuke raske esialgu määrata, kuid laiusesse ja tagaosa kaugust siis ta on niisugusele tasapinnasele tagaosale võrdlemisi lihtne. Juhiabilistena lihtsustavad manööverdamist ise parkimine ning 360-kraadine kaamerasüsteem, millel kaamerad küll kvaliteetsed, kuid 2 suurt häda. Esiteks tagumine kaamera on võrdlemisi määrduvas kohas ja teiseks, kui avada nüüd multimeediasse 3D vaade, siis kahjuks ei saa puutetundlikult seda autot siin vaates keerata, vaid peab oma käe panema niisugusesse okei asendisse ning siis õhus viibates saab seda 3D vaadet vastavalt soovile pöörata. Ka heli osas teeb see ajamehe diiselmootori kohta võrdlemisi mõnusat häält ning soovi korral saab multimeediast juurde lülitada ka mootorimüra võimenduse. Teiste abiliste hulgas loomulikult automaatne hädapidurdamine, adaptiivne püsikiirushoidja ning pime nurga ja sõidurea jälgimine. Sõidurea jälgimisest nii palju, et meil siin siis standardne lahendus, mis põhimõtteliselt oskaks ise joonte vahel sõita küll, kuid ta väga kaua seda teha üksinda ei taha. Seega selline ta on Sports Activity Vehicle BMW X5. Kui tahad mudeli kohta rohkem lugeda, leiad täispika loo auto ja oma kodulehelt.